Nii, tere siis minu poolt ka, et mõned teemad juba, millest ma siin tahan rääkida, on tegelikult natuke Kalevi kajastas ja Edit ka. Nii et mul on mõnes mõttes hea meel, et see eeltöö sai natukene tehtud ja nagu te näete, siin on kaks meest, et üks on vana Tarvin ja teine on vana Päär. Nendest mõlemast tuleb juttu, sest muidu me ei saa rääkida, kuidas Eestis teoreetiline bioloogia nagu tuli ja 2 nädalat tagasi ma olin Viinis, kus kohast Gerd Mülleriga me just rääkisime teoreetilisest bioloogiast ja küsimus oli, et kas von Baer oli teoreetik või empiirik. Loomulikult ta oli empiirik, kuigi on tehtud teda väga suureks teoreetikuks. Väga mitmeid aspekte me võime rääkida, aga me jõudsime ühilisele arusaamale, et ta on empiirik ja ma lubasin Kalevi sulle palju tervise edasi anda, et alles nüüd saab see tehtud, palun. Nii, aga ma räägin tegelikult sellest, et kuidas niimoodi Eesti ühiskonda nende 2 mehe ideed ja nad on nagu, nende retseptsioon on nagu tulnud. Kõigepealt ma ütlen seda, et 1982 Timothy Lenoir avaldas sihukese suure teose, mis puudutab siis saksa klassikalise bioloogia arengut, saksa teoreetilise klassikalise filosoofia nagu alusel ning seal ta käsitleb väga palju erinevaid biolooge, Lorenz Oken, Johann Friedrich Blumenbach, Johannes Müller ja paljud teised. Ja kui nüüd vaadata indeksit, kui palju ühte või teist isikut on kõige rohkem seal viidatud, siis tegelikult kõige rohkem on viidatud seal hoopiski Karl Ernst von Baeri. Nii et miks siis Baer nii oluline nagu toona oli ja siis Lenoir arvates, aga küsimus on see, kuidas tegelikult tema ideed siis ühiskonnas nagu kajastuvad. Darwinist on siin juba mitu korda juttu olnud ja teatavasti Darwin 1859 siis avaldab oma teose, kus ta tegelikult käsitleb Baeri nagu ka, ta viitab paari Baeri nii-öelda just embroloogiaalasele vaatlusele või nende tähtsusele siis oma teooria seisukohalt või oma hüpoteesi seisukohalt, nagu Baer seda ütleb ja 1872 ta tegelikult ka kasutab siis Baeri andmeid just kranioloogilisi nagu andmeid, mis siis puudutab nagu põhimõtteliselt siis füüsilist antropoloogiat. Ja peab ütlema, et Darwin saavutab sellega väga suure nagu tuntuse ja tegelikult, kui me vaatame nüüd Vene ühiskonda, siis Vene ühiskonnas Kliment Timirjazev, kellest siin korra juttu oli, tema avaldab esimese Darwini või tõlgib Darwini töö vene keelde, seda tuleb veel väga mitmetes nii-öelda nagu väljaannetes. Darwin levib Venemaal kulutule nagu niimoodi. Et juba tema eluajal, aga kuidas Baeriga nagu on, et Baer 1876 siin samas Tartus sureb ja teatavasti Balti-Saksa ühiskonnas oli ta väga tuntud, tegelikult Saksa ühiskonnas ka, Vene ühiskonnas ka päris palju, siin on näha esimene siis Baeri biograafia, mis 1876 ilmub, mille teeb siis embroloog ja siis Ludwig Stida, Tartu Ülikooli professor, ja tema siis avaldab selle ja Baer on tegelikult nagu ka mitmel pool nagu päris tuntud ka teadlasena selles mõttes, et teda pannakse siis erinevate hoonete peale. Siin on näha nüüd Viini loodusmuuseum, kus ta on siis kõrvuti Charles Darwiniga, mis valmib siis see hoone 1889. See näitab tegelikult, et saksakeelses kultuurikeskkonnas on Baer väga hästi tuntud. Aga kuidas venekeelses olukorras on? Kui Darwini teosed on kõik juba tõlgitud vene keelt, tema autobiograafia on vene keeles, neid on mitmeid väljaandeid, siis tegelikult Baeri kohta vene keeles ilmub kuni 1893. aastani tegelikult väga vähe. Tema tööd, mis saksa keeles ilmuvad seal 1820. aastal, tema autobiograafia, neid mitte miski vene keelde ei ole jõudnud. Esimene on siis meditsiinikirurgia professori Nikolai Holodkovski töö, mis ilmub siis 1893. aastal ja järgmine siis 1923. aastal, siis mida te siin seda köidet ka tegelikult näete. Ja kõrval on siis zooloogia muuseumis on Baeri püst, see on mõnes mõttes sihuke nagu üks nii-öelda siis sihuke kavand siia Tartusse ausamba tegemiseks, mis siis pannakse välja zooloogia muuseumis ja tegelikult ka Peterburi Teaduste Akadeemia raamatukogu, mille välisosakonna juht Baer 1835 kuni 62 oli, et seal on ka üks Baeri sihuke püst, nii et püst on olemas on ja raamat, aga ütleme Baerist nii-öelda põhjalikumaid töid erinevalt Darwinist tegelikult ei ole. Kui me vaatame nüüd Eestit,
siis 1876. aastal Postimehes ilmus Pääri surma kohta teade, et nii palju tähtsaid inimesi pole ammu ilma enam Tartus kohal käinud on ja esimene niimoodi artikkel, pikem 3-leheküljeline artikkel ilmub siis Pääris 1886. aastal, kui avatakse siis Pääri ausammas seesama Opekushini tehtud, mille kavandite ühte nägite siis, mis seal zooloogia muuseumis oli. Nii et see on esimene töö, natukene põhjalikum siis nagu Pääri kohta. Küsimus on, millal ilmub järgmine? Järgmine ilmub alles 1927. aastal, mille siis avaldab Herbert Norman, Tartu Ülikooli noor arstiteadlane, kui möödub 100 aastat imetaja munaraku avastamisest, Pääri siis suurteose avaldamisest. Ja järgmine nii-öelda, aga samal ajal, kui me vaatame näiteks Darwinit, siis Darwiniga on niimoodi, et esimene töö Darwinist juba päris põhjalik, nagu te näete, Karl Darwin kirjutatud veel nii-öelda päris Eesti moel, ilmub 1880. aastal ennem tegelikult siis Darwini enda surma. Kui Darwin 1882 sureb, siis kuni aastani 1907 ilmub massiliselt Eesti ajakirjanduses nii-öelda artiklid Darwinist ja Darwini teooriast ja selle tähtsusest ning 1907. aastal tegelikult ka Darwini õpetus Kliment Timoševi raamat tõlgitakse siis eesti keelde. Ja 1909. aastal, kui tähistatakse Darwini 100. surma aastapäeva kogu maailmas ja seda tähistatakse ka Venemaal väga suurelt, ka Tartu Ülikooli loodusuurijate selts tähistab seda oma spetsiaalse istungiga, siis ilmub ridamisi järjekordselt Darwini kohta väga palju töid eesti keeles, kui tähtis Darwin on ja nii edasi on. Nagu ma ütlesin, siis Pääri kohta pole sisuliselt mitte midagi eesti keeles olemas. Ja 1910 ilmub siis Eesti üliõpilaste seltsi album, kus kohas siis ongi pühendatud puhtalt nagu Darwinile ja tema teooriale, mis on, ja kui me vaatame ka Eesti poliitilist skaalat, siis vasak- kui parempoolsed tegelikult kõik ütlesid, et Darwini teooria on väga oluline ning seal ei ole mingit küsimust ning 1911. aastal Päevalehes ilmus isegi niisugune teade, et praeguse aja loodusteadlane peab darwinist olema. Niisamuti tuleb igal ühel, kes loodusteadustega tutvust tahab teha, kuulsa looduse uurija õpetusega tutvuneda ja neid omaks võtta. Nii et üleüldine retseptsioon Darwini kohta on absoluutselt olemas. Aga mida me ei näe, see on tegelikult Pääri kohta. Kuigi me ütleme tõesti, et eesti keelde jõuavad siis Darwini autobiograafia ja liikide tekkimine alles siis uuel Eesti perioodil, et ennem need sinna nagu ei jõua. Aga kuidas jõuab siis Päär Eesti ühiskonda, kui niimoodi on? Nagu te näete, siin on Pääri ausammas ja kui nüüd te vaatate, võtate osta.ee lahti ja vaatate Pääri alt ja kus on erinevaid fotosid, siis siin paremal on ilusasti näha, kuidas daamid kõik poseerivad niimoodi Pääri ausamba eest. Siukseid asju te leiate massiliselt. Nii et ütleme, mingil moel natuke ikkagi Eesti inimene tundis ka Pääri vastu huvi, vähemalt nad pidasid vajalikuks ennast selle ees niimoodi natukene nii-öelda pildistada. Aga mis tema vaateid nagu puudutab, siis ma jääksin tegelikult nii-öelda nagu erinevale seisukohale, nad väga teadsid, et võib-olla ainus, kes tegelikult paremini siis Pääriga oli tuttav, oli tegelikult Johannes Piiper, keda mainis ka Kalevi juba siin eespool, sellepärast, et tema oli vene haridusega, tal oli vene akadeemik, ma ei saa praegu ta nime öelda, kes oli tema õpetaja, kes tundis teoreetilise bioloogia vastu suurt huvi ja tänu sellele ka Johannes Piiper oli sisuliselt ainus, kes Eesti ajal tõsisemalt nagu teoreetilise bioloogia küsimustega üldse tegeles. Ja seda on tema raamatutest näha, et teised kõik tegelesid sellega nii palju, et oma loengud valmis teha aastatel 1922–24 ja pärast seda see teema hääbus. No muidugi Pääri nii-öelda teema tuleb rohkem üles 1942, kui Eesti uuesti tehakse ülikooli ja Eesti ja Saksa sõprust on vaja näidata nii-öelda sakslastele ja muidugi eestlatel. Siin on näha, kuidas loodusuurite seltsi abiesimees siis Theodor Lippmaa viib pärge üles. Siin vasakpoolse pildil üleval on näha ka, kuidas siis Edgar Kant, toonane rektor ja
ja siis lipma panevad, see kolmas on üks Bush, üks sakslane ja siis muidugi Saksa tippjuhtkond eesotsas siis Litzmann ja teistega, kes kõik siin kohal olid. Hjalmar Mäe oli ka kohal nii kõrgel tasemel teaduskonverentsi, kus absoluutselt tippmehed kohal on. Ma pean nüüd poliitilises mõttes, ma arvan, Eestis teist pole kunagi olnudki, kui see 1942. aasta 28. veebruaril. No ütleme niimoodi, et eestlased natukene tänu sellele võib-olla said rohkem teada ikkagi, kes see Päär on ja miks ta nagu tähtis on. Aga tegelikult see tuleb ikkagi läbi Nõukogude teaduse. Ja 1927, nagu ma ütlesin, tegelikult siis kui Eestis Herbert Noorman kirjutas artikli, siis täpselt samad moodi 1927 Nõukogude Liidus leiti nagu Pääri arhiiv üles ja avaldati siis, nii tehti üks eraldi näitus, kui tegelikult avaldati Pääri kohta töid ja mis ma pööran siin teil tähelepanu, seal on kirjas Karl Ernst von Baer, ei ole Karl Maksimovitš kirjutatud venepäraselt, vaid on kirjutatud saksapäraselt. See kaob ära pärast teist ilmasõda, kust räägitakse Karl Maksimovitšist ja enam ei räägita mitte kui rassiiski utsiooni, vai öeldakse isegi russki. Ja ühes kohas ma isegi lugesin Savetski, nii et isegi siukest asja on isegi nagu tulnud mulle kohata. Aga 1949. aastal pärast sõda, kui külm sõda on täies hoos ja käib niimoodi võitlus esikoha nimel teadusmaailmas Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu vahel, avaldab Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia üleskutse või õigemini määruse selle kohta, et Nõukogude Liidu teadusajalugu peab saama väga hästi kajastatud maailmas, aga kuna neid inimesi peale Mendelejevi ja Lomonossovi tegelikult väga palju ei ole, siis kõik Balti-Saksa teadlased sobivad sinna väga hästi ja selle tõttu, kui Kalevi ütles, et Balti-Saksa teadlased ei olnud väga in Nõukogude Liidus, siis see ei vasta absoluutselt tõele, täpselt vastupidi oli. Nad olid väga hästi vastupidi, sai neid uurida ja teha ja nende töid tegelikult alates 50. aastatest antakse väga palju välja, ütleme vene keeles, ütleme niimoodi, üks küll lihtsalt ei olnud tuntud Vene ühiskonnas, kui nad oli juba varaselt ära läinud, ta olnud akadeemik ka ja nii edasi, et seal on omad kindlasti, ma arvan, põhjused, miks see niimoodi on. Aga 1940, see on siis 8. aastal, avaldab Jevgeni Pavlovski, kes on lõpetanud Peterburi sõjameditsiini akadeemia, avaldab Päärist nii-öelda tema perioodis siis meditsiinikirurgia akadeemias nagu suurema esimese ülevaate. Pavlovski on väga oluline mees selles mõttes, et ta oli siis Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia zooloogia instituudi direktor, see sama, kus kohast ma näitasin, kus Pääri püst oli ees. Ta oli ka Vene Geograafia Seltsi president 52. aastast alates ja kuna Päär oli olnud ka seal meditsiinikirurgia akadeemias, siis ta teadis tegelikult Pääri väga hästi ja tal on väga suur mõju, sest ta on ka Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia akadeemik. Ja tema selle teose avaldab siis ning 1950. aastal selle teadusajaloo nii-öelda heoriseerimise nii-öelda siis harjal antakse välja lõpuks ka vene keelest Pääri autobiograafia. Ja selle nii-öelda üks toimetajaid on siis just nimelt Pavlovski ja teine on Boris Jevgenevitš Raikov, kes on siis bioloogia õpetaja olnud Venemaal ja 1922. aastal antakse tema välja antud siis venekeelsed õpikud välja ka eesti keeles. Need tõlgitakse Juhan Aul ei tõlgi, aga ühe tõlgib Jaan Rumma näiteks ja eesti keeles need tulevad välja ja on kõrgkoolides tegelikult kasutusel. Nii et Raikovil on tegelikult väga oluline mõju ka siin meil ja tema töid tunti siis kodanikus Eesti Vabariigis ja natukene varem ma ütleksin ka. Nii et autobiograafia tuleb 1950 ja 1950. aastal tuleb ka Pääri loomade üldine arengulugu, vaatlus ja mõtisklus või siis nagu analüüs tuleb välja vene keeles ja samad moodi, nagu te näete, Pavlovski ja Raikovi nii-öelda toimetamisel. Mis tähendab seda, et tegelikult ma ütleksin sellest ajast alates me võime rääkida juba väga aktiivsest Pääri uurimisest Venemaal. Erik Hamburger, üks kuulus Balti-Saksa teadlane, ajaloolane nimetab Pääri kultuseks.
mis Venemaal toimub pärast 1950 aastaid ja põhimõtteliselt võib sellega absoluutselt ka nõus olla. Ja oleme ausad, see ei saa ka Eestile mõju avaldamata jätta ja täpselt niimoodi ka tegelikult on. Sellepärast, et Eestis on muidugi teadlasi suhteliselt vähe pärast teist ilmasõda, bioloogia eriti, aga on olemas siuke mees Hanni von Knorre, kes tõlgib nii-öelda Boris Raikov 1961. aastal annab välja siis monograafia Pääri kohta, tema tõlgib selle saksa keelde ja tegelikult täiendab oluliselt, mis seniajani võib-olla kõige parem Pääri biograafia üldse, mis on kirjutatud. Ja tal on väga suur huvi nüüd ornitoloogiliste materjalide vastu ja ta pöördub Erik Kumari poole, kes siin all pildi peal on ja ütleb, kuulge, et kas me võiks materjale vahetada siis Mittendorfide ja Pääri kohta ja tegelikult oleks hea, kui Pääri või viimasesse elukohta saaks teha Pääri maja. Ja Kumari võtab selle asja üles ja 67. aastal siis Loodusuurijate Selts seda tegelikult nagu hakkab vedama, aga neil jõudu tegelikult ei ole, see läheb lõpuks siis Eesti NSV nii-öelda valitsuse tasemele välja, mis viib selleni, et tegelikult 1976. aastal siis tehakse siis Pääri maja, mis saab olema siis Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Zooloogia ja Botaanika Instituudi evolutsiooniprobleemide sektor, nii et see ei olnud muuseum, kindlasti on muuseum, pärast oli see bioloogia ajaloo sektor ja sellel on väga oluline tähtsus nüüd tegelikult teoreetilise bioloogia arenguks nagu Eestis ja just selles mõttes ma pean seda silmas, et kui pärast teist ilmasõda tegelikult neid inimesi, kes oleks saanud seda teadust teha, oli tegelikult väga vähe, paljud olid ära läinud ja uut põlvkonna oli vaja kasvatada ja see tuleb alles siis selle, kui tehakse 1947 Eesti NSV siis Teaduste Akadeemia instituut hakatakse looma, üks neist on siis Bioloogia instituut, alates 1947 on see siis Eesti NSV Zooloogia Botaanika instituut ja kuna seal avatakse väga palju erinevaid uusi uurimissuundi järjest, see tegelikult vajadus teadlaste järgi nagu kasvab ja ütleme võib-olla see nii-öelda hiilgeaeg on tegelikult 1960-ndatest 80 aastateni ja Kalevil kindlasti õnnestus selle hiilgeaja sees olla ja just seal täpselt keskel, ma isegi tahaksin nagu väita siin. Nii et töökohti avaneb väga palju ja ütleme, see kindlasti see lõssenkism seda mõjutab on ja väga paljud kannatasid selle all kaasa arvatud Habermann muidugi, ega nad meelsasti seda ei näinud, aga tuleb kaasa ulguda mõnikord, kui sa ka ei taha, me teame seda täna ka, võib-olla mõned ei taha kõikide asjadega kaasa ulguda, aga lihtsalt niimoodi seda tuleb teha, sellepärast et muidu võib-olla tühistatakse kedagi, nii et selles mõttes on need probleemid väga tõsised. Aga see ei ole praegusel teema. Ma tahan rääkida nüüd sellest, et kes need põhilised inimesed, keda Kalevi mainis ja Edith tegelikult selle teoreetilise bioloogia taga väga paljuski on. Üks neid mehi on see Tagis vend, tema nimi on Toomas Sutt, kes on esimene siis nii-öelda Pääri maja direktor siis on ja tema tegelikult juba 60-ndate lõpul teoreetilist bioloogiat ajab väga nagu aktiivselt, teeb esimesi selliseid konverentse ja siin on näha üks sümpoosium siis evolutsiooniteooria metodoloogilised probleemid 84. aastal. Ta tegeleb siis ka teleoloogia teemadega ja just Pääriga seoses, sest Päär on nagu õigustus tegelikult selle teoreetilise bioloogia arenguks siin Eestimaal. Ma ütleksin, et see võimaldab nagu, toob nagu tuntust ja annab võimalusi nagu siis seda teoreetilist bioloogiat tegelikult arendada ja tema on olnud siis Leningradis toonases, et toona oli Leningradi Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia Teadusajaloo ja Tehnika Instituudi juures, kus väga mitmed silmapaistvad teoreetilise bioloogia ajaloolased tegelikult nagu töötasid ja tema toob seda ideestikku siia, nii nagu tegelikult teoreetilise bioloogia kevadkoolis ka väga mitmed nõukogude teadlased käisid esinemas, kes tegelikult tegid väga head tööd. Ja siin teine näide on siis Heidi Kallak, kes tegelikult darwinismist avaldab siis nagu siukse töö ja kui juba Sutt tegelikult väga paljuski lääne kirjaldusele nii-öelda viitab
oma selles venekeelses raamatus, mis ma teile siin näitasin, millel on korralik ingliskeelne resümee, siis Henny Kallak tegelikult juba kirjutas ka oma raamatu Lääne nii-öelda kirjanduse põhjal ja nõukogudeaegset kirjandust seal sisuliselt tegelikult ei olegi, mis seda darwinismi puudutab. Nii et ütleme, ma tahan öelda, et ideoloogilist survet mitte mingisugust tegelikult ei ole, et kuidas nii-öelda nagu oma töid kirjutada ja teha. Ja siin muidugi päripäevad, mis tegelikult hakkavad selle 60 aasta teisel poolel pihta, mis on ka siis teoreetilisele bioloogia väga sageli nagu pühendatud just Toomas Sutiga seoses, et nagu te näete, päripäev siis 76, et Toomas Tiivel ja siis Kalevi Kull on seal ja nagu näha, tüdrukud on tal ikka juba kõrval seal. Ma pööran tähelepanu, nii et ta ikkagi 75. aastal veel ei olnud, aga 76 ta sai juba aru, et võib-olla ikkagi võiks olla. Ja siin all, ja no muidugi annavad, tuleb ka välja siis, et Lectures in Theoretical Biology on 1988 ja siin all siis on näha ka Urmo Sutrop, kellega tegelikult siis Kalevi on andnud ka ingliskeelse raamatukese välja. See on küll väga õhuk, aga ikkagi ingliskeelne raamat Nõukogude ühiskonnas, et selles mõttes nagu päris tore, et selline Theoretical Biology in Estonia. Ja ühele inimesele ma tahaksin veel tähelepanu pöörata ja see on muidugi Mart Viikmaa. Et tema tähtsus, ütleme selleks, et Darwin tegelikult nüüd jõuab nii autobiograafia kui ka siis tema peatöö eesti keelde, et need toimetamine, et seal on väga suur, muidugi siin peab veel niimoodi Puurat, Väino, mis ta Ivar Puurat mainima on ja kindlasti veel Oivedin ja mitmeid teisi, aga et selles mõttes Mardil oli seal tegelikult väga suur roll, nii nagu Mart Niklusel tegelikult ka selle tõlkimisena. Ja nüüd, kui ma võtaksin selle oma väikese ettekande kokku, siis ütleksin nii, et Charles Darwini isik ja töö olid kuni 1970. aastateni eestlasel palju paremini teada kui Karl Ernst von Baeri oma. Teise maailmasõja järgne teaduspoliitika Nõukogude Liidus soosis kuulsa vene teadlase Baeri teaduspärandi uurimist. Väike bioloogide arv nii enne kui pärast teist maailmasõda takistas Eestis teoreetilise bioloogia arengut. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi asutamine 1947 ja uute uurimissuundade rahastamine tingis vajaduse kasvatada üha uusi teadlasi biolooge. Ja kõige rohkem tuli bioloogia teadusse 1960-ndatest 80-ndate aastateni. Kuna ka 1961. aastast nõuti kandidaadi ja doktoritööde kaitsjalt teoreetilise osa olemasolu väitekirjas, ennem see nõue tegelikult ei olnud, siis teoreetilise bioloogia arengule Eestis ja teistele teoreetiliste erialadele tuli see nõude sisseseadmine väga suuresti kasuks. Eesti iseseisvuse taastamine ja sellega kaasnenud väga suur rahaline kitsikus vähendasid tunduvalt teadlastena aktiivsete bioloogide ridasid. Samas avanesid paljudele uued võimalused väljaspool akadeemilist sfääri. Teoreetilise bioloogia probleem oli kogu aeg see, et tegelikult minu arvates see ei institutsionaliseerinud ennast. Näiteks nagu ka teadusajale, kui mul seniaani pole sellist institutsiooni olemas. Ja teoreetiline bioloogia suutis ennast siiski institutsionaliseerida Tartu Ülikoolis 92. aastal ja seda uurimissuunda veab siis täna biosemiotika professorina Kalevi Kull ja ma arvan, et teoreetilise bioloogia kevadkoolid ikkagi ilma ühe isikuta ikkagi ei toimuks. Kahjuks on Eestis väga paljud asjad ühe inimese vedada ja kinni. Nii et aitäh sulle, Kalevi! Ta vaidleb kohe vastu. Jah, see viimane väide raskelt oli väär. Aga tähendab, Baeriga seotud siin Stephen Jay Gould tähendab, ja tema see ontogeny and phylogeny ja selle mõju, ma arvan, on nüüd ka üks olulisi asju, mis tuleb ka meil Eestisse sisse. Kas sa seda ei julgeks lisada? No ma ikka kindlasti need on olulised, aga see tuleb juba nii hilja, et seal see nõukogude teaduse mõju on juba nii suur, et selles mõttes ma nagu ütleme sellele, loomulikult see, et hakata teoreetilisi küsimusi nagu käsitlema Baeri kohta või see on kindlasti seal mingi üks aspekt.
Ei no jaa, ma mainisin lihtsalt seda, et tulla natuke sellesse teemasse sisse ja näidata, et mingisuguses töödes on Pääri palju rohkem viidatud või temast räägitud, kui vaadata teisi nii-öelda väga tuntud Saksa nii-öelda biolooge 19. sajandi algusest. Väga tore ülevaate. Millest ma muidugi täiesti puudust tundsin, oli tegelikult see sisuline konflikt Pääri ja Darwini vaadete vahel. Eks ole? Nad olid täiesti, elu lõpus Päär kirjutas selle raamatu ümber Darwins leere, kus ta nii-öelda pulgast lõhub darwinismile vastu. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, ma tahtsin küsida, võib-olla hoopis Kalevi vastab sellele, et kui Päär tegelikult esindas nüüd Darwini vastast poolt ja 70-ndatel oli juba neodarwinism oli selgelt Nõukogude Liidus võitnud. Kuidas oli võimalik, et Darwinit või Päär ikkagi tähistati siin veel kuni 80-ndani välja? Et see oleks nagu selline konflikt ideoloogiline. Et kuidas see võimalik oli? No ma natukene saan sellele ise vastata. Esiteks ma ikkagi ütlen seda, et Päär vaatas seda Darwini teooriat kui hüpoteesi. Ta ütles, et ta tegelikult ei olnud sellele vastu põhimõtteliselt, sest ta oli ise oma füüsilise antropoloogia töödega jõudnud tegelikult samasse seisukohta alfuuride nii-öelda koljudest 1872 või mis ta 70 ilmub ja Darwin 1872 ja kasutab seda tööd ka. Aga teema on teine. Päär oli ju tegelikult ka ikka selline klassiühiskonna esindaja ja ta nägi ja ta kirjutab ka mõnes kirjas, et Darwini teooria läheb inimühiskonda sisse. Ja see lõhub kogu selle ühiskondliku struktuuri ja seda, et kui me vaatame Saksa süsteemi järgi vaeste hooldus, mida vallad ja kõik pidi tegema, et igaüks peab nagu ise hakkama saama. Ja see oli peamine põhjus, miks ta seda tööd tahtis kirjutada. Ja ta kirjutab ka Alexander von Kaiserlingile sellest, et ma pean püüdma teaduslikult läheneda, muidu nad mind ei võta tõsiselt. Et ta tegelikult, ta ei olnud selle mitte niivõrd vastu, kuivõrd just seda, et ta kartis, et see läheb inimühiskonda, mida me teame ka läks ja mida Edith tegelikult siin juba ka mainis. Nii et seal on olulised nii-öelda nagu teemad sees, aga oleme ka ausad, Päär on täna väga modernne, sest tema räägib ju sellisest sustainability või jätkusuutlikust tasakaalust. Kui me vaatame, mis ta teeb seal Peipsi järve kalanduse ja nii edasi ja see looduskaitse teemad, mida ta nagu tõstab, ta on väga moodne tänasel päeval. Väga moodne. Kas on lootust, et tema teosed kunagi eesti keelde ka jõuavad? No see on küsimus teile. Kindlasti mitte mulle. Mina loen teda saksa keeles, mul pole vahet. Jaa, muidugi Kalev vastab ka. Tähendab, seesama konflikt Pääri ja Darwini vahel ikkagi tegelikkuses on olnud korduvalt väga teravalt üleval ja ma ikkagi mainiksin eesti keeles ilmunud vist Darwini vahel ikkagi tegelikkuses on olnud korduvalt väga teravalt üleval ja ma ikkagi mainiksin eesti keeles ilmunud vist oli 1976 Päär ja Darwinism, Maier Emmeli raamat, mis teeb ikka väga tugeva vastanduse ja ütleme ka see vastandus hakkab ju peale ka palju varem, kui Gustav Teichmüller kirjutab Pääri soovitusel raamatu darwinismist, kus ta kritiseerib nüüd filosoofilisest poolest Darwinit, tähendab Pääri positsioonilt. Nii et tähendab siin see, eks niisuguste vastanduste puhul on iga kord, et me võime seda konstrueerida nii-öelda tugevamalt opositsiooniliseks või vastupidi leida selles suuremat ühisosa, aga igal juhul on see olnud mingitel aegadel ja mingites dispuutides ikka väga, väga terav ja väga oluline. Aga et nõukogude ajal sellega tegeleda sai, no kuulge, tähendab, see oli ikkagi, ei olnud nii kitsas. Bioloogia vallas oli ikka võimalik arutleda ikka päris tõsiselt, kuigi ma sain isiklikult, et ma ütlen, et sa ütlesid, et ei olnud baltisakslastega midagi. Mul tuleb täpselt meelde, kus koha peal Kalju Paavre tuli mul Vanemuse tänaval vastu ja ütles, üks küll on baltisakslane, ei tohi, meil ei ole ette nähtud teda niimoodi esile tõsta.
no kuule, kui sa ikka Paaver, no see ei olnud ju mingisugune suur või no ma ei tea, no siin ei oli, no vot, kui sa niimoodi direktorit kuulad, siis jah, muidugi jah, et ei tohi, siis kui sa direktorit kuulad, siis pole millestki arutada ju.